On olemas vana ütlus. Petad mind korra, häbi sulle. Petad mind teist korda, häbi mulle. Kui Putin oleks võimeline häbi tundma, voolaks see praegu läbi tema keha. Venemaa on just saanud alanduse Kurski piirkonna lennuväljal. Seal peitis Venemaa üht oma hävituslennukit ühe riigi parima õhutõrjesüsteemi taha. Ukraina hävitas mõlemad. Esmalt ühe, siis teise. Peatamatu relv on maani maha põletatud. Ja Venemaad on droonirünnakutega 2 korral ninapidi veetud. See on piinlik. Alandav. Aga see ongi viimasel ajal Venemaa jaoks tavapäraseks muutunud. Suunume Kalino lennuväljale, mis asub umbes 7 kilomeetrit Kurski kesklinnast ida pool. See oblast võib tunduda tuttav. See oli Venemaa suurima alanduse paik Ukraina sõjas siiani, kui Ukraina alustas 2024. Aasta augustis vastu sissetungi, mille tulemusel hõivati mitusada ruutkilomeetrit Vene territooriumi. Kuigi see sissetung tõrjuti lõpuks tagasi, muutis see Kurski, mis on piiriala, üheks kõige haavatavamaks oblastiks kogu Venemaal. Ja nüüd on Putini suurima häbi allikas taas talle näkku hõõrutud. Alates sissetungi alustamisest on Venemaa muutnud Kalino 2-otstarbeliseks lennuväljaks. Siil asub Kurski Vostokšni lennujaam, kuid see on Kalinos peidetud sõjaväelennubaasis, mis toetab Venemaa lennundustegevust. Seda lennubaasi kaitsevad Venemaa kõige arenenumad õhutõrjesüsteemid ning seal asuvad hävitajad ja pommitajad, mis on suure osa sõjast tulistanud rakette ja liupomme Ukraina pihta. Ukraina pidi selle baasiga midagi ette võtma ja 21. juulil ilmus uudis, et nad olidki seda teinud. Põhitõed on karmid. Ukraina 15. eraldi suurtükiväe luurebrigaad, mida tuntakse ka kui Must mets, viis läbi surmava droonirünnaku, mis hävitas 2 Venemaa kõige väärtuslikumat relva. MiG-29 hävituslennuk kukkus plahvatustes alla, mis on Venemaa jaoks juba iseenesest piinlik. Aga veelgi hullem on see, et Ukraina droonid hävitasid ka Pantsir S1 õhutõrjesüsteemi, mis pidi lennukit kaitsma. Ühe hoobiga hävitas Ukraina 2 kõrge väärtusega sihtmärki. Venemaa kaotas lahingulennuki ja lühimaa õhutõrjesüsteemi, mis pidi kaitsma Kalino lennuvälja just selle ohu eest, mille Ukraina just teele saatis. Mõtle sellele korraks. Õhutõrjesüsteemi kogu mõte on hävitada lähenevad raketid või droonid. Venemaa paigaldas Kalinosse oma Pantsir S1 süsteemi, arvates, et see teebki just seda. See ei teinud seda. Just see relv, mis pidi Ukraina droone peatama, hävitati nende samade droonide poolt. Ja see avas ukse järgmiseks rünnakuks, mis hävitas MiG-29. Nagu me ütlesime, alandav. Rünnakust teatas Ukraina kindralstaap Telegrami postituses, hoiatades, et selliseid võib veel tulla. Selle postitusega koos avaldati ka video, mis näitab rünnakuid nii detailselt, et Venemaa ei saa eitada nende toimumist ega kasutada oma tavapärast droonirusude ettekäänet, miks Ukraina droonid suutsid jõuda järjekordse Vene baasini ja tabada väärtuslikke sihtmärke. Umbes 50 sekundit kestev videomaterjal algab luuretöö ja rünnaku planeerimise katkenditega. Näeme, kuidas baas tuvastatakse. Samuti MiG-29 ja Pantsir S1, mida Ukraina hiljem sihtmärgiks võtab. Näeme leekides MiG-29 teed, mis on nii selge märk edukast rünnakust, kui keegi üldse soovida võiks. Kuid tõeline tipphetk saabub viimastel sekunditel. Ukraina drooni vaatenurgast filmitud kaadrid näitavad, kuidas Pantsir S1 on sihikule võetud. See on üks Venemaa parimaid õhutõrjesüsteeme. Võiks arvata, et see süsteem pöörleb ringi ja tulistab drooni pihta rakette, aga ei. Droon läheneb ja õhutõrjesüsteem näib olevat täiesti teadmatuses. Kaadrid lõpetavad vahetult enne, kui droon sihtmärki tabab. Aga sõnum on selge. Mitte ainult ei suutnud Venemaa Pantsir S1 kaitsta MiG-29 teed, vaid see oli nii kasutu, et ei paistnud isegi suutvat reageerida Ukraina droonile. Kas see oli päris süsteem? Kas see on oluline? Põhisõnum on see, et Ukraina ründas just Kurski lennubaasi, mis peaks olema väga hästi kaitstud ja Venemaa ei suutnud selle vastu midagi teha. Valu muutub veelgi suuremaks, kui hakkame numbritesse süvenema. Asi pole ainult selles, et Venemaa on kaotanud 2 olulist relva. See on juba iseenesest piinlik. Aga kui me ütlesime, et need relvad on suure väärtusega, siis me mõtlesime seda tõsiselt. Üks ainus MiG-29 hävituslennuk ajal, mil neid nõukogude ajastu lennukeid veel ehitati, maksis Venemaale umbes $25 miljonit. Üks Pantsir S1 maksab umbes $20 miljonit. Nii et Venemaal tuli just vastu võtta kokku $45 miljoni suurune kahju tänu Ukraina droonide 2 laastavale järjestikusele löögile. Ja ära unusta, et droonid, mis selle kahju tekitasid, maksid vaid murdosa sellest summast. Ukraina pole kinnitanud, milliseid droone ta Kurski rünnakus kasutas, kuid võime eeldada, et selle rünnaku maksumus jäi kõige rohkem madalasse 6-kohalisse vahemikku, mis on tohutu tasuvus. Ja see kõik ei arvesta veel nende varade kaotamise laiemat operatiivset mõju. Kalino on nüüd haavatavam kui varem, kuna kaotas oma Pantsir S1, mis tähendab, et tulevikus jõuavad Ukraina droonid tõenäolisemalt sihtmärkideni.
Lisaks tähendab MiG-29 kaotus üht platvormi vähem, mida Venemaa saab kasutada rakettide ja liugpommide tulistamiseks. See tähendab, et Ukrainale tehakse vähem kahju ja kui Ukraina ei ole õhurünnakute all, siis saab ta rohkem keskenduda Venemaale maapealsete kaotuste tekitamisele. Nii et 21. juuli polnud Venemaa jaoks just eriti hea päev. Aga nüüdseks teate juba, kuidas Ukraina rünnakud käivad. Ukraina keskendub harva ainult ühele asukohale ja nii oli ka seekord. Kui varustus Kalinos põles, andsid Ukraina droonid ka mujal ränki lööke Venemaal ja okupeeritud aladel. Euromaidan Press annab täieliku ülevaate. Horlis, mis asub okupeeritud Hersoni piirkonnas, hävitas Ukraina Busol S radarijaama. Seda jaama ei kasutatud Vene õhutõrje abistamiseks. Selle asemel kasutab Vene sõjavägi seda meresihtmärkide jälgimiseks. Tõenäoliselt Mustal merel ja Dnipro jõel. See on rannikuseiresüsteem ja nüüd, kui see on hävitatud, ei suuda Venemaa enam tuvastada Ukraina meredroone, kui need liiguvad okupeeritud aladel Krimmis oma positsioonidele. Luhanski oblastis hävitas Ukraina laskemoonalao Kundriusha lähedal ja logistikaladu Davidivska lähedal Donetskis. Zaporižja oli samuti sihtmärgiks, kuna Ukraina droonid hävitasid 2 juhtimispunkti, üks neist Kamjanskes ja teine Komaris. Ja Kurskil polnud muret ainult lennuvälja pärast. Ukraina droonid tabasid ka logistikaladu Popovo-Popovološči lähedal Kurski oblastis. Kokkuvõttes oli see Venemaa jaoks õhuterrori ja õhutõrje läbikukkumise öö. MiG-29 ja Pantsir S1 olid tõelised tõmbenumbrid, aga sellega asi ei piirdunud. Ukraina näib olevat muutnud Vene lennuväljade sihtimise harjumuseks. Vaid mõned päevad enne Kalino rünnaku väljakuulutamist teatas Ukraina, et täppisdroonide operatsioon okupeeritud Krimmis asuva Saki lennuvälja vastu oli samuti edukalt läbi viidud. See rünnak, mis on Ukraina jaoks korduv sihtmärk, hõlmas Horneti drooni täiustatud versioonide kasutamist, mida Ukraina on kasutanud oma logistika blokeerimise kampaanias, mis on mõeldud Krimmi isoleerimiseks. Su-24M süttis põlema, jättes Venemaa nädalaga ilma 2 oma hävitajast. Kas seda Horneti uut versiooni kasutati Kurskis või kasutas Ukraina mõnda teist drooni? Ukraina ei ütle seda. Tal polegi vaja öelda. Õõlev MiG-29 ja hävitatud Pantsir S1 ütlevad kõik, mida Ukrainal on vaja öelda. Aga nüüd oleme valmis sügavamale minema. Miks on nende kõrge väärtusega sihtmärkide hävitamine oluline? Ja mida tähendab Ukraina rünnak Venemaa jaoks sõja laiemas kontekstis? Neile küsimustele vastame kohe. Kõigepealt, te vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel tellinud, nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja teavitused sisse lülitada, et te ei jääks ilma sellest, mis meil järgmisena tulemas on. Tulgen tagasi nende 2 süsteemi juurde, mille Ukraina hävitas Kalinos. Te juba teate, et MiG-29 ja Pantsir S1 on rahaliselt väga väärtuslikud sihtmärgid. Nende löökidega on Vene sõjakassasse just veel üks mitme miljoni dollari suurune auk löödud, kuid nende relvade tõeline väärtus peitub nende võimekuses. Me ei hakka teile ütlema, et MiG-29 on mingisugune maailma vallutav hävituslennuk, mis kuulub parimate hulka, mida ükski riik suudab välja panna. Mitte mingil juhul. Hävituslennuk, mis pärineb Nõukogude ajast, MiG-29 loodi 1970-ndatel õhuülekaalu saavutamiseks ning see pidi olema vastus tollal uuele F-15-le, ütleb Odin. Sellel lennukil on umbes 20 varianti ning pole selge, millist neist Ukraina Kalinost tabas. Kuid olulised näitajad on see, et sellel hävituslennukil on lahinguraadius 1500 kilomeetrit, kui see on varustatud väliste kütusepaakidega. Suudab saavutada tippkiiruseks 2400 kilomeetrit tunnis ja sellele saab paigaldada erinevaid rakette ja pomme. Ainult et enamik sellest ei oma tegelikult tähtsust, kui rääkida sellest, kuidas Venemaa kasutab MiG-29-sid Ukraina vastu. Kuigi Venemaal on hävituslennukite osas tohutu arvuline ülekaal, kasutab Venemaa enamikku oma hävitajatest selleks, et tulistada Ukrainasse rakette ja liugpomme rindejoone tagant. Ja nagu näeme Kurskis, siis ideaalis väljaspool Ukraina territooriumi. Selleks on hea põhjus. Venemaa üritas sissetungi alguses saata Ukrainasse hävituslennukeid, kuid nägi, kuidas 10 neist lennukitest tulistati alla, kui nad üritasid Ukraina sihtmärkide pihta pommirünnakuid teha. Siiani on Venemaa kaotanud Ukraina vastu 438 lennukit, millest suur osa kaotati esialgsete katsete käigus saavutada traditsioonilist õhuülemvõimu. MiG-29 koos paljude teiste Vene hävitajatega kuulusid nende esialgsete kaotuste hulka ning Venemaa pidi kiiresti kohandama oma hävitajate kasutusviisi, et need üldse mingit mõju avaldaksid. Nii tuligi Venemaa välja strateegiaga pommitada rindejoone tagant. Sellel on eelis, et Venemaa hävitajad jäävad Ukraina õhutõrje ulatusest välja, kuigi miinuseks on see, et need lennukid peavad paiknema lennuväljadel, mis on Ukrainale piisavalt lähedal, et nad saaksid oma rakette ja liugpomme välja lasta. Sellegipoolest on Venemaa valmis selle kompromissi tegema, eriti arvestades liugpommide tõhusust siiani ja mõnes ringkonnas valitsevat usku, et liugpommi rünnakud hakkavad määrama sõja järgmist faasi. Vähemalt Forbesi sõnul on see, mis juhtuma hakkab. 1. juuli artiklis kirjutas Vikram Mittal, et liugpommid asendavad järk-järgult traditsioonilist suurtükiväge kui peamist vahendit kindlustuste vastu surve avaldamiseks. See kehtib mõlema poole kohta. Venemaa jaoks võimaldavad pidevad liugpommide väljalaskmised pommitada Ukraina asulaid kaugelt, kasutades vanu FAB pomme, mis on muudetud tiivakomplektidega, andes neile suurema ulatuse ja täpsuse. Mis pistmist on sellega MiG-29-ga, mille Ukraina just hävitas? See hävituslennuk baseerus Kurskis, mis on piiriäärne piirkond.
On praktiliselt kindel, et Venemaa kasutas nüüdseks hävitatud hävitajad oma õhurünnakute strateegia osana. Võib-olla keskendudes Suumale ja teistele lähedal asuvatele piirkondadele. Selle hävitamisega on Ukraina andnud löögi õhustrateegiale, millele Venemaa on üha enam toetunud. Lisaks saatis Ukraina sõnumi, et ükski Kalinosse saadetud hävituslennuk pole turvaline, mis võib sundida Venemaa teisi lennukeid tagasi tõmbama. See piirab taas raketi ja liukpommi kampaania mõju. Siis on veel Pantsir S1. Me nimetame seda õhutõrjesüsteemi üheks tähtsaimaks, mis Venemaal arsenalis on, sest teoorias see peaks olema üks tõhusamaid Ukraina droonide vastu. Piisavalt kompaktne, et seda saaks paigutada veoautokasti, mis võimaldab seda hõlpsasti positsioonile liigutada. Pantsir S1 peamine tugevus peaks olema selle mitmekülgsus. Süsteem ühendab raketid kahe automaatse 2A 3XM 30 mm õhutõrje kahuriga, mis annab sellele erakordselt suure hävitamise tõenäosuse. Army Technology väidab, et see tõenäosus jääb kuskile 70 ja 95% vahele. Nüüd, kas see põhineb kontrollitavatel tulemustel või Venemaa väidetel, pole selge. Kui Pantsir S1 on täielikult laetud, on selle kahuritel umbes 1500 padrunit laskemoona, mis võivad olla soomust läbistavad kild- või lõhkemürsud. Kahurid suudavad tulistada 700 lasku minutis ja nende laskekaugus on 4 kilomeetrit. Süsteemil on kaasas ka 1257 E6 õhutõrjeraketti. Meie mõte siin pole tulejõus. Asi on mitmekülgsuses. Pantsir S1 peaks suutma toime tulla kõigega, mida Ukraina tema pihta saadab, alates rakettidest kuni droonideni. Tänu väga laiale laskemoona valikule, mida kasutajad saavad vastavalt olukorrale kombineerida ja sobitada. Ja ometi, Pantsir S1 Kalinos ebaõnnestus. Me teame, et Ukraina on välja töötanud strateegia pantsiiride hävitamiseks. Ukraina on regulaarselt kasutanud terveid droonide parvi nende süsteemide vastu. Siinne idee on lihtne. Luuakse nii palju sihtmärke, et pantsiir ei tea, kuhu tulistada. Või kui teabki, ei suuda piisavalt tulistada, et kõike peatada enne, kui mõni droon tabab. Aga tundub, et Kalinos nii ei juhtunud. Üks võimalus on see, et baasis paigaldatud Pantsir S1L polnud radarit või oli radar rikkis ega suutnud Ukraina drooni jälgida. Teine võimalus, mis on Venemaa jaoks palju murettekitavam, Pantsir S1 ei pruugi lihtsalt olla nii tõhus, kui arvatakse, kui asi puudutab droonirünnakute tõrjumist. On vihjeid, et viimane variant ongi tõsi. Veebruaris teatas Pravda, et Ukraina rünnakud 2025 aastal vähendasid Venemaal saadaval olevate Pantsiri õhutõrjesüsteemide arvu poole võrra. See tähendab, et ühe aastaga on 50% varudest kadunud, mis viitab sellele, et Pantsir S1 ei ole nii võimekas, kui Venemaa tahaks maailmale näidata. See Pantsiri süsteemide hävitamine oli strateegilise eesmärgiga, nagu Ukraina SSU märkis, kui ütles. Seetõttu on Pantsiri süsteemide süstemaatilisel hävitamisel strateegiline eesmärk, et murda läbi vaenlase õhutõrje ja luua koridorid sihtmärkide ründamiseks sügaval tema tagalas. See võimaldab Ukraina kaitseväel tõhusalt tegutseda sõjaväebaaside, ladude, lennuväljade ja teiste okupandirajatiste vastu. Kuid tõeline uudis siin on see, et 50% süsteemidest on hävitatud. See ütleb meile kõik, mida peame teadma Pantsir S1 kohta. Kuigi see on üks Venemaa kõige arenenumaid lühimaa õhutõrjesüsteeme, ei ole see lihtsalt piisavalt hea, et peatada Ukraina pidevalt arenevaid droone. Kalino tõestas seda just vahetult. Ja Venemaale on osaks saanud alandav löök, kus veel üks kallis õhutõrjesüsteem hävitati drooniga, mille ehitamine maksis vaid murdosa sellest summast. Venemaa Pantsiri kaotused on nüüd nii ulatuslikud, et Venemaa on sunnitud kasutama hübriidsüsteeme, mis ühendavad erinevat tüüpi maapealseid raketilansaatoreid. See on märk sellest, et Venemaa ei kaota mitte ainult Pantsir S1-id, vaid ei suuda neid ka asendada. Ukraina lihtsalt kurnab seda üha enam ja iga Pantsiri kaotus muudab nad haavatavamaks. Millisesse olukorda see Venemaa jätab? Sõja üldises plaanis on MiG-29 ja Pantsir S1 hävitamine Vene lennubaasis küll piinlik, kuid vaevalt sõda lõpetab. Veelgi murettekitavam Putini jaoks on see, et see rünnak näitab, kui ebapiisavad on Vene õhutõrjesüsteemid. See puudutab kaugelt rohkem kui ainult Pantsirit. See kehtib iga süsteemi kohta, mis Venemaa arsenalis on. Thomas Whittington, kes on Royal United Services Institute'i sõjateaduste teadur, selgitab probleemi. Venemaa õhutõrjesüsteemid ei täida lihtsalt oma eesmärki. See on väga selge. Need ei ole varustatud sellist tüüpi rünnakute tuvastamiseks, jälgimiseks ega tõrjumiseks. Ja kui Venemaa õhutõrjesüsteemi ei tehta mingit suurt ümberkujundamist, siis see jääbki nii. Chief of Whittington. Teisisõnu, droonid on probleem, millega need kaitsesüsteemid hakkama ei saa. Ja see probleem ei kao kuhugi. Ja kui teil on vaja selle kohta tõendeid, siis pakume üht arvu 174. See on nende Vene õhutõrjesüsteemide arv, mis hävitati 2026 aasta esimese 5 kuu jooksul. Venemaale läks see maksma 5,4 miljardit, teatas United 24 Media 5. juunil. Lisaks sellele õhutõrjeprobleemile on Venemaa kaotanud ka MiG-29, mida ei saa asendada. Asi pole selles, et Venemaa ei suudaks hävitajaid ehitada, vaid selles, et MiG-29 tootmine on juba ammu lõpetatud. Kui Venemaa saadab Kalinole uue lennuki, võib see olla kallim mudel, mis on kaotamiseks liiga väärtuslik.
või siis veel üks MiG-29 nende olemasolevatest ja vananevatest varudest. Kumbki variant pole Venemaa jaoks ideaalne. Venemaa ei taha riskida moodsamate hävitajatega suhteliselt lihtsa ülesande nimel, milleks on rakettide ja liukpommide laskmine. Aga iga alla kukkuv Nõukogude ajastu lennuk vähendab Venemaa selle ülesande jaoks mõeldud lennukivarusid. Kõike seda raskendab veel üks probleem. Ukraina droonid muutuvad aina paremaks, samal ajal kui tundub, et kogu Venemaa kaitse on jäänud pidama aega, mil droonisõda veel ei domineerinud. 17. juulil teatas United24 Media, et Ukraina droonid, alates rindejoone FPV-dest kuni sügavale ulatuvate UAV-deni, on ületanud 2026 aastaks 1 miljoni löögi piiri. Selle tempoga tundub tõenäoline, et Ukraina jõuab aasta lõpuks 2 miljoni drooni löögini, eriti kuna need relvad moodustavad nüüd 90% kõigist rünnakutest, mida Ukraina sooritab. Lähenemine, mis töötas Kalinos, näib töötavat kõikjal ja on mõistlik, et Ukraina toetub sellele strateegiale üha enam, kui aasta edasi liigub. Tehnoloogia poolelt paljastab Wall Street Journal, et Ukraina sõdurid saavad nüüd satelliitluure andmeid reaalajas, mis võimaldab neil sihtmärke tuvastada ja rünnakuid korraldada palju kiiremini kui kunagi varem. Võib-olla oligi see, mida nägime Kalinos. Võib-olla satelliitluure näitas Ukrainale, et MiG-29 oli paljastatud ja nad saatsid kohe droonid selle hävitamiseks. Võimalused tulevad nüüd kiiremini kui kunagi varem ja Ukraina näitab pidevalt, et suudab reageerida surmava jõuga. Üks asi on kindel. Venemaad on taas alandatud, kui ta üritas peita hävituslennukit ühe oma parima õhutõrjesüsteemi taha, ainult selleks, et näha, kuidas mõlemad hävitati. Ja piinlikkus ei lõpe sellega. Vähemalt need sihtmärgid hävitati droonidega. Sellest saab Venemaa aru, isegi kui see neile ei meeldi. Kuid mujal kasutab Ukraina aiaposte, et rindejoont ümber kujundada. Oled segaduses? Saad teada, mida me mõtleme, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see meeldis, ära unusta tellida seasaadet, sest me kajastame iga olulist Ukraina rünnakut Venemaa vastu. Ja aitäh, et vaatasid!